mul on kliima paigas, mul on autos hea olla, mul on pere peal ja ma otsustan, et ma sõidan Vilniusesse. Miks sa Vilniusesse lähed? No, Leedus pole kaua käinud. Ja, miks ka mitte. See navisüsteem on siis ka täiendatud elektriauto nii-öelda funktsioonidega. Ja siin on hästi näha, et kui sa võtad kaardi välja praegu, võtad kaardi peale ja siis nii-öelda zoomid seda näppudega sisse välja, siis mida kaugemale sa zoomid, siis näed, et hakkab selline nagu valge piirjoon. On heleala ja on tumeala. Ütleme, et Soome praamiga üle, siis on kuhugi Mikkelisse, Rootsis Uppsalasse ja siin Lätis on võimalik meil mingisugune Riiani ära sõita. Ja kui sa lähed, täpselt Riiani praegu saabki ja kui sa lähed siia kaugemale, siis näiteks isegi siit Kopenhaageni ümbruses. No jah, muidugi, mul on võimalik praamitada. Ehk mõte on selles, et kaardi pealt sul on juba näha nagu see piirjoon, et kuhu sa selle akuga hetkel, kui kaugele sa suudad sõita. Aga mina nüüd ikkagi olen jonnakas eestlane ja hoolimata, et auto arvab, et ma võiksin sõita Riiga, mina otsustan, et ma lähen Vilniusesse. Kuhu on 530 kilomeetrit? Kuhu on 530 kilomeetrit. Meil ei ole aku esiteks siin praegu päris täis. The next stopover is on a limited access road. Ja auto nüüd arvestabki seda, palju sul on konkreetselt akus energiat olemas. Nüüd hetkel. Ja kui sa nüüd hakkad mööda seda teed sõitma Vilniuse poole, siis on sul juba näidatud 2 laadimispunkti, mida sa võiksid kasutada. Kuskil Lätis üks 50 kilovatine laadja. Lisaks ta veel soovitab mul siin mingisuguseid peatuseid kohvikutes teha, on ju? Jah, kõht täis süüa. Aga 50 kilovatine laadja, sinna peaks sõitma 3 tundi 21 minutit ja täislaadimine siis sellel hetkel seal 50 kilomeetrises või... Ta paneb 80-ni. Jah, 80%. Kiirlaadimised, siis ta arvestab nagu 80%. Jah. Ehk et sa sõidad aku suht tühjaks, esimene peatus on sul siis Tunte, ma ei tea, kuidas see hääldama peab, seal on 50 kilovatine laadimine, aga sa võid valida ka hiljem siis 350 Ioniti võimsus, 350 kilovatise Ioniti võimsusega laadija, mis on siin juba menüüs ära toodud. Et Eestis Ioniti laadijaid veel ei ole, kohe tulevad, aga seal on juba püsti ja seda see kaardirakendus tunneb. Kui sa kuuled seda heli, siis on sinu lähedal Škoda Enyaq, uus Škoda elektriauto. Ja kui sina otsid elektriautot, aga mis oleks selline auto, mis on võimalikult tavapärane, ehk et võimalikult selline auto, millega sa oled harjunud, et oleks täis nutikaid lahendusi, et kogu su pere mahuks sinna peale, et tal oleks veokonks, mille külge sa saad panna haagise või näiteks jalgrattahoid ja katusele katuseboksi ja ühe laadimisega sõidaks üle 500 kilomeetri. Siis ma arvan, et õige vastus on see, mis on minu selja taga. Škoda Enyaq IV.